Tere 3. K-klass! Enne kui kuuled, kuidas laste kevadised seiklused vanaema ja vanaisa juures algavad, vaata korraks oma õpiku pilti. Kas see meenutab sulle plaani või kaarti? Aga kui ma teen pildiga nii või nii või lisan siia tingmärgid, muudame pildi jälle värviliseks. Enne lugemispala kuulamist mõtle, kas vanaema ja vanaisa elavad maal või elavad linnas ja kujuta ka endale ette, missugused värvid, hääled ja lõhnad on linnas ja millised maal. Samal ajal võid kuulata, kuidas õpetaja Maire loeb juttu Taaskohtumine. Taaskohtumine. Eriti rõõmsad on vanu sõpru nähes Laura ja Siim. Mart, Anna, tulevad nad hüüdes ja joostes laste juurde. Naerdes embavad kõik üksteist. Mardi ja Annaga said nad sõpradeks juba möödunud suvel. Laura ja Siim elavad naabruses asuvas lastekülas. Nende peres elab veel mitu last. Varem elasid nad kõik erinevates lastekodudes. Päris õed-vennad nad omavahel polegi, kuid hoiavad üksteist ja oma pereema just nagu üks õnnelik ja sõbralik perekond ikka. Kas läheme saarele ka, küsib Siim kohe õhinal, kui Mardini jõuab. Mis saarele, imestavad nagu ühest suust Liisa ja Sass, kes alles autost oma reisikotte välja tirivad. Astuge aga kõigepealt tuppa, tulge tervitage vanaema ja vanaisa, siis võime ka plaane pidada, mida ette võtta, kutsub Mardi isa. Anna lippab Siimuga juba toa poole. Vanaema ja vanaisa ongi just uksele astunud, et kõiki külalisi kättpidi tervitada ja lapsi kallistada. Toas on mõnus ja soe, lõhnab piparmünditee ja kohupiima koogi järele. Laud on kaetud ja kuum tee aurab tassides. Pliidi all praksub õdusalt tuli. Kass on end tugitoolis kerra kerinud ja jälgib laste askeldamist pilukil silmadega ning nurru lüües. Sellest jutust said teada, et vanaema ja vanaisa juures ootasid neid juba vanad sõbrad Laura ja Siim. Laura ja Siim elavad lastekodus. Nüüd on vanaema ja vanaisa talus lapsi kokku juba 6. Kui lapsed on tervitatud ja kallistatud, lähevad nad mõnusasse ja sooja tuppa, kus on laud juba kaetud. Jätame nüüd need lapsed ja kassi sinna ja ütleme head aega.